Tere tulemast tänasesse mõtisklusse. Küsimus, mida käsitlen, puudutab meid kõiki. Kas meie teadvus ja mõtted on tõesti üksnes mateeriaga piiratud või on need vaid mateeria kõrvalnähted, mingid peegeldused või puutume me oma mõtlemises kokku millegi palju avaramaga? Tõsi, me oleme materiaalsed olendid materiaalses maailmas. Meie ajurakud on konkreetsed bioloogilised antused. Kaasaegses teadusfilosoofias on üsna levinud seisukoht, mida esindab Ulrich Kroos oma raamatus Aju ja vabadus, teadvuse loomulik filosoofia, kus ta küsib, kuidas teadvus tekib närvirakkudes ja väidab, et peale füüsilise mateeria ei ole olemas mingit vaimset substantsi. Seega teadvuse selgitamiseks pole vaja mingit teistpoolset või transcendentsust. Kõik psüühilised nähtused põhinevad aineosakestel ja väljadel, nende vastastikustel mõjudel ja kombinatsioonidel. Just selline on materialistlik lähenemine aju ja teadvuse vahekorra küsimusele. Materialism eeldab, et kõik, mis meie teadvuses toimub, on ainult mateeria enesepeegeldus. Seega mateeria piirid on ka tegelikkuse piirid. Kuid selline seisukoht on vaid teooria, mille eeldust ei saa tõestada. Ei saa kuidagi lõplikult välistada, et peale mateeria ei ole mitte midagi. Kuid on üks valdkond, mis esitab sellisele mõttelaadile väljakutse ja see on matemaatika. Matemaatika keel ei ole aatomitele rajatud. Füüsikaliste katsete tulemused võivad olla esitatud küll matemaatilistes võrrandites, kuid need võrrandid ise ei sünni mingist ainest. Aatomid neid ei sünnita. Matemaatika on nagu omaette kosmos, mille inimesed lõid ja mille laiendamist nad üha jätkavad. See ei ole vaatlustest tuletud empiiriline teadus, kus kõik on eksperimentidega tõestatud. Matemaatika ei toimi nagu geenide rakkus. Matemaatika on nagu keel, mis tähistab asju, kuid ise on nende vaimne kirjeldus. Näiteks liiklusõnnetusi võib sõnadega ju tähistada, kuid sõnu ennast liiklusõnnetuses ei ole. Sõnad sünnivad meie teadvuses. Samamoodi ei ole matemaatika seotud konkreetsete asjadega, kui eksisteeriksid ka teised maailmad, mis ei alluks ruumi ega aja seadustele, siis matemaatika ja loogikaseadused kehtiksid neis ikkagi jätkuvalt. Aga miks? Sest need seadused ei allu ajale nagu mateeria. Siinkohal meenub mulle mu onu Arli Tammu, kes kaotas teises maailmasõjas Velike Luki all lõualuu ja sõrme äärest lahingute ühe jala. Pärast seda õppis ta Leningradis bibliograafiat ja oli Rahvusraamatukogus teaduslikuks konsultandiks. Tema üheks hobiks oli kõrgema matemaatika ülesannete lahendamine. Kuidagi ühendas see teda müstilise nägemusega loojast ja loodust. Iga kord, kui ta meie peret külastas, rääkis ta, et kes mõistab kõrgemat matemaatikat, see mõistab ka Jumalat. Hiljem filosoofia ajalooga tegeldes märkasin, et kõik suured ratsionalistid nagu Descartes või Leibniz olid ka suurepärased matemaatikud. Samuti ei kahelnud nad Jumala olemasolus. Tänu matemaatikale mõtlesid nad asjad üle, mis pole materiaalsed. Ja just see avas nende jaoks avarama silmapiiri. Mina aga mõtlen, kuidas saavad neuronid mõelda.
kui me ei redutseeri mõtlemist aatomite tasandile, siis meie nägemus maailmast avardub. Mateeria muutub siin läbipaistvaks millelegi muule. See avara vaade mateeriale on võimaldanud teoloogidel näha kristlikke sakramente uues valguses. Nähtus nagu vesi, õli, leib ja vein on materiaalsed, kuid samal ajal kõnelevad nad millestki enamast kui neid moodustavatest aatomitest ja molekulidest. Nad kõnelevad lähedusest, turvalisusest ja leppimisest. Selline avardunud ettekujutus mateeriast viib meid huvitava küsimuse juurde. Milline on mõtlemise ja mateeria omavaheline suhe? Ja lõpuks küsin ma, mida arvad sina? Kas matemaatikas võiks peituda tõestus, et tegelikkus ulatub füüsilisest reaalsusest kaugemale? Sa võid oma mõtteid kommentaaridesse jätta. Aga seniks järgmise korrani.